Härra Andres Herkel, äsja lõppes juhatuse koosolek, kuid esmalt räägiks reitingust. No reitinguga on niiviisi, et muidugi on hea meel, kui see natukene üles läheb jälle, aga üldiselt ma arvan, et siin on aeg, on see faktor, mis selles olukorras, kus tegelikult mitmes nurgas poliitilisel maastikul tehakse uut Vabaerakonda, olgu see siis Eesti 200 või Arturi algatus, et ma usun, Vabaerakond iseenesest on valmis ja kui me oma kaine närvi säilitame, siis just meie oleme see keskne koht, kus süsteemiväline jõud saab koonduda selleks, et valimistele minna. Ja tegelikult sellist süsteemivälist jõudu on väga vaja selleks, et tõstatada demokraatia küsimusi, korruptsiooni küsimusi, kõiki neid asju, mis suurtele kartelli ja erakondadele kandade peale hakkavad ja neid pisut ärritavad, aga tegelikult Eesti elu edasi viivad ja poliitikat puhtamaks aitavad teha. Et selle nimel me pingutasime 4 aastat tagasi, selle nimel me oleme seda erakonda hoidnud ja ma usun, et kui me ise nüüd suuri vigu ei tee paari kuu jooksul, siis see maksab, et meil on see kogemus olemas. Milline on nüüd see võimekus teistel? Ma soovin neile palju edu, aga mulle siiski tundub, et Vabaerakond 4 aastat tagasi oli 500 liiget kokku saanud ja meil oli asutamiskoosoleku aeg ja koht teada. Nii et kui teised sellele järgi jõuavad, siis ma arvan, et kõige õigem on selline ühinemise stsenaarium, aga kui nad ei jõua, siis jällegi see avatud platvorm ja meie uksed on lahti, see kehtib. Mida juhatuse koosolekul arutati ja mis otsuseid vastu võeti? No juhatuse koosolekul võeti vastu mõned organisatoorsed otsused, mis on suunatud eeskätt sellele, et valimisteks paremini valmistuda ja rahakasutus sihipärasem oleks. Ja see palju kõneainet pakkunud korruptsiooniradar, mis iseenesest oli õilis ettevõtmine, jääb nüüd pole sellel tihedal kampaaniaperioodil sellest prioriteetide reast kindlasti välja. Aga suuremad küsimused, mis on erakonna sisse, on ikkagi seotud selle küsimusega, et kuidas me valimistele läheme, mis on need sõnumid, mis on see kampaaniaplaan. Ja ma kinnitan, et need plaanid on kas olemas või valmimisjärgus, kindlasti mitte päris valmis. Ja need on täpselt sellised, et seda erakonna sisse jagada ja inimesed, kes on mures olnud, et neil see teave on puudunud, need kindlasti saavad ka homme kell 3 siit vastused. Ma loodan, et juhatuse liikmeid tuleb kohale päris palju ja ma loodan, et ka neid, kes murekirja on kirjutanud, tuleb kohale võimalikult palju. Aitäh!